Kui soodes ja luhtadel on esimesed hallad ja puudelehed juba kolletuvad, algab põtradel aasta kõige tähtsam aeg. Jooksuaeg. Siis hulguvad lehmad laiemalt ringi ja pullid tormavad ohkides mööda metsi, et leida võimalust mõne lehmaga paaritumiseks. Seda, kas lehm on paaritumiseks valmis, tunneb pull lõhna järgi. Jooksu ajal usaldabki põdrapull rohkem oma nina kui silmi ja kõrvu. Põdralehma hullutav lõhn muudab noore pulksarvedega pulli hulljulgeks. Avastanud soolagendiku servast halvasti maskeeritud kaameramehe väljendab pulli kehakeel vaid teatavat usaldamatust. Põgenemise asemel järgneb ta kiivalt mõne minuti ees siit läbi läinud lehma lõhnajäljele. Sooservades võib näha tihti lõhutud puid ja põõsaid. Nii see käibki. Ajab aga sarved taha ja muud kui tuuseldab. Noortel pullidel on tahtmine vahel ise keskis puskida ja lehma ligi neil asja polegi, sest tõelised tegijad on hoopis teist masti relvastusega kui nende sarveköksid. Võsas ragistavad pullipoisid on oma tegevusega kõrva jäänud vanale pullile, kelle kohalikud jahimehed on kolliks ristinud. Ülevärske lageraielangi künkast üles rühkiv koll mõjub nagu peatumatu auruvedur. Võsas ragistanud poisid on teda juba kuulnud ja aimavad halba. Parimas keskeas põdrapull võib kaaluda pool tonni ja uhkel sarvekroonil võib esineda 10–12 haru sarve kohta. Kollil on paremal sarvel 8 ja vasakul sarvel 7 haru. Suur sarveharude arv ei näita looma vanust, vaid näitab, et loom on oma parimas eas ja on märk heast tervisest ning toitumusest ja loomulikult väärikas sugupuust, kust pärinevad nii head geenid. Suurest tuhinast oma noortele konkurentidele tuul alla teha ei märkagi koll, et on oma suurimale vaenlasele, inimesele peaaegu otsa jooksnud. Kerge ehmatus, kuid ei midagi enamat. Peagi jätkab koll väärikal sammul teekonda sinna poole, kus tal on omad asjad ajada. Täiskasvanud põdra selg ja küljed on mustjas pruunid, kõhualune ja jalad valkjas hallid ning kurgu all iseloomulik nahavolt. Ei tohi unustada, et põdrapullide näol ongi tegu meie metsade kõige suuremate loomadega. Kolli märganud noored pullid panevad aegsasti putku, aga koll käib ikka igaks juhuks kogu langi ja langitaguse võsa läbi. Kord peab majas olema. Põtrade olemasolu parimaks tõestuseks on nende mahajäetud pabulad. Pabulad tekivad põdral ainult talvel, lehmadel teravama otsaga, pullidel ümaramad. Säärane väljaheidete kuju on mõneti tingitud põdra talvisest menüüst. Kevadest sügiseni on põdra toiduks väga paljud rohttaimed ja puudelehed, aga talveks saab temast täielik dendrovoor. See tähendab, et põder toitub talvel peaaegu ainult puude ja põõsaste võrsetest, murdes ka vahel noori puid, et ladvaoksi kätte saada. Et karmides talveoludes ellu jääda, peab täiskasvanud põder päevas 30–40 kilogrammi inimese mõistes puuoksi ära sööma. Säärase toidukoguse hankimisele kulub põdral suur osa lühikesest talvepäevast ja pool ööd takkaotsa. Seepärast võtabki põder lisamaha langenud haabade ja ka kasvavate puude inimese meelehärmiks tihti kuuskede ja mändide koorest. Põtrade kahjustatud puud ei parane enam kunagi ja murduvad hiljem samast kohast. Aga eks mets ole ju ka põdra oma. Mäletame ju kõik tuntud lastelaulu, põdral maja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab.